tütar laps mult korra sai. Koer on puhas tõugu hästi pai. Ei hauguta, ei hammusta. Armastab vaid jalutada, väljasta. Harjumaal Keilas kogunesid heatujulised inimesed Tankimäele. Kohaliku koerasõprade klubi poolt korraldatud Mäkke jooksuvõistlus oli kondiproov nii koertele kui nende peremeestele. Nüüd kõnnib ma, nüüd aina jalutan ma. Reeglid olid iseenesest lihtsad. Peremees jooksis künka otsa ja kutsa pidi ta kinni püüdma. See, kes sivem oma koibi liigutas, oligi võidumees. Kõik käis aja peale. Võistelda võisid nii krantsid kui aadlikud. No mida peab tegema siis, kui kellelgi tärkab huvi? Selleks, et siia jooksma tulla, peab olema koer, kes on inimesega väga heas kontaktis ja ta tahab oma omaniku juurde minna. Et see on kõige eeldused ja alus. Ja loomulikult peab olema koer vaktsineeritud, nii nagu nõuded on kehtestatud ja ta ei tohi olla agressiivne ei inimeste ega ka teiste loomade suhtes. Ja siis polegi rohkem kui jõudu mäge vallutama. Kohale tulnud kutsasid oli igat masti. Nii selliseid, keda johmas peaga võib isegi vasikaga segi ajada, aga ka neid, kes lausa miniatuursed spordimehed. Ma pole pehme tordimees, vaid olen ehtne spordimees, löön palli pea ja jalaga ja kui on tarvis sabaga. Kui suured koerad võtsid mäkketõusu kergelt, siis väikestele siblajatele oli see kui kolgata tee. Peremehega koos lustimisrõõmu ei vähendanud see aga karvavõrtki. Alguses oli meid 7. Ja siis me siin mäejalamil istusime ja mõtlesime, et siuke lahe koht on, et miks mitte aja peale proovida siit joosta. Huvi inimestest kasvab, inimesed viitsivad ja tahavad oma loomadega tegeleda ja miks mitte siis välja tulla ja omavahel suhelda, sest tegelikult on see üks mõnus suhtlemise koht, et kuna koeri on siin 90 ligi ja koera omanik iga koeraga on vähemasti 2 kaasas, siis on siin omasugustega suhelda. Koos oma lemmikloomaga aja viitmine saab ka Eestis aasta-aastalt ainult popimaks. Koos oma lemmikuga seda viisi rahmeldades on talvel kogunenud rasva sulatada täitsa lahe. Kutsad muidugi kaloreid ja kilosid ei loe, inimestele läheb see aga küll korda. Kaugel see rannahooaegki enam on ja kes see ikka mere ääres oma pekkidega uhkeldada tahaks. Tere jõudu! Võisteldud? Kuule jah. Kuidas läks siis? Ei saa kurta, ainult et see mägi on vähe petlik. Lõpus on tee niimoodi, et endal on hing selle paelaga otsas. No koer sai hakkama, ise ei saanud hakkama, jah? Tundub küll nii, et jah, et koeral on vähe rohkem sellist jaksu kui minul. Kuidas üldse kogu ürituse korraldus? Peaks mainima, et väga hea on, ilus ilm, niigi kaua aega, et terve talv on möödas. Grüünesse saadki nii öelda, et nüüd saad koos perega välja ja julgete soovitada, et pere kaasa ja loodusesse? Loomulikult. Aga kindlasti tuleb paljudele Reporteri vaatajatele võistluse pidamise koht Tankimäe tuttav ette. Alles hiljuti sai ju Reporteri vaataja kaasa elada ühele rebasepoegade päästeoperatsioonile. See toimus ju samuti Tankimäel. Hea, et punasabad õigel ajal sai minema toimetatud, sest sellise koerakarjaküüsist poleks nad vast eluga pääsenud. Teadmiseks veel, et tänaseks on rebasetited juba õnnelikult Nigula metsloomade turvakodus ja naudivad kevadet täiel rinnal. Iga väike aasi